Tere! Ilusat saabunud kevadet. Alanud on saade Meie kaunid kodud ja täna oleme me tulnud Tallinna, Haabersti linnaossa kvaliteetsesse uusehitisse Kakumäe poolsaare tipus. Kaunis maja, mida täna teile tutvustame, valmis alles 2 aastat tagasi. See on ideaalne kodu inimesele, kes armastab mere lähedust ning privaatsust. Ja meile tundus, et seda hubast ja luksuslikku maja võiks tutvustada armastatud näitleja ning samas karune mees Seppo Seeman, kellel lasime esmalt pisut hoones ringi vaadata. Ma näen, Seppo, et sa oled oma lemmikkoha vist leidnud. No see on normaalne Eesti mehe asend. On ja ma tahaks seda Eesti mehe asendit kohe katsetada. Ma tulen sulle lähemale, liigu lähemale mulle, baby. Väga mugav kodune, eks ole. Mis kanali me valime? Ma ei tea, aga mul on juba niimoodi on täitsa mõnus, iseenesest on ilus vaade ka sinnapoole, nii et ma arvan, et ma ei tea, äkki te vaatate iseseisvalt edasi, meil on siin juba täitsa mõnus. Jaa, nii võib õhtu väga pikaks kujuneda. Nii võib tõesti. Igal juhul, võõraste sulgedega ehtile. Ilmselgelt mõistate, et järgnevad ligi veerand tundi mööduvad naerdes ja mängides, sest Sepoga koos igav ei hakka. Samas tuleb tunnistada, et mees oskab hinnata seda, kui maja ehitamisel ja sisustamisel on vaeva nähtud. Maksab ju see kodu 850 000 eurot. No vaata, igal pool on selline kõrgläige, mõnusad tekib sellisest avarust jäetud väga palju, väga mõnusaks. Väga maitsekas. See on väga kalli maitse, aga väga hea maitse. See on külaliste tuba, las ta olla. Saun, ilmselt see peaks olema lemmikkoht, kui sa sõpradest ja külalistest rääkisid. Ja igal pool on näha, mitte kusagil lastud sellist mingisugust libastumist läbi või kõik on valminud. No kuidas sinul, Seppo, saunaga suhted? Oled sa kõva saunataja? Oma arust olen, aga siis, kui see sauna hetk kätte tuleb, siis ma saan aru, ei, ma ei ole ikka. Võib-olla on õhtu sealmaal ka, et ma ei viitsi väga. Aga algus on ju hakkab kõigest. Teeme täna sauna, tulete küll, teeme sauna, muidugi. Ja siis ei viitsi täna minna. See ei ole tehtud müügiks, vaid endale tehtud ja sellise raha eest, mis on kopsakas summa, aga ehk saab kuidagi pangaga ühele poole, kui need seal just, kui nad raha ei pese või midagi muud oma juraga selle ette ei võta, et siis tegelikult on võimalik soetada endale nõelasilmast tulnud kodu ja see on otses mõttes kodu. Ja sellise raha eest tänasel päeval seda valmis ei ehita. Majal on mõistlik suurus. Kogu eramu üldpinnaks on 256 ruutmeetrit, mille lisandub veel 42 ruutmeetrine kinnine varjualune. Krunt on aga ligi 2200 ruutmeetri suurune. Miks selline vägev kodu müügis on? Tõepoolest sellised pakkumised tekitavad küsimusi, sest et sellist krunti on väga raske leida. Sellise maja valmis ehitamine võib võtta aega 4 aastat, nagu antud juhul see ka toimus. Aga selle aja jooksul toimub tihti inimestel elulisi muudatusi. Elu on kiire, tulevad uued võimalused, tuleb neid ära kasutada, nii et kolitakse välismaale. Meie aga jätkame oma ringkäiku koos Sepoga ja nüüd liigume teisel korrusel. Esiteks hallid toonid, minu lemmikud. See on nüüd lastetuba. Tere tulemast. Lastel on terve eraldi maailm. Nad on lahutatud suurte inimeste maailm. 1 tuba, 2 tuba ja vannituba. Näed. Ukuleele. Kas on ääres? On. Ei tea, kes seda mängib. Ei, jätta nüüd ära. Imeline. Ja vaade veel kord. Naabrid, hello, kass, loodus. Ma olen täiesti normaalne tavaline mees ja tahan seda kõike saada. See, et lastel on oma sektorrajoon, on täielik paradiis. Ja siin on ruumiline lahendus on väga nutikas, leidlik ja üldse mitte toretsev. See loomulikkus on selle võlusana. Näe, dušinurk ei ole ka mitte lihtsalt niisama. Nii et kui üks on duši all näiteks ja teine võib siis samal ajal vanni nautida. No see on... Proovime. Võime proovida. Natuke hiljem.
Oota, millal siis? Teisele korrusele jäävad 3 magamistuba, mitmed pesemisruumid ja lisaks muidugi terve tuba riietele. Kui palju selline garderoob, mida peetakse ju naiste pärusmaaks, mehele korda läheb? Ei no, kui naine on rahul, siis on mina rahul ja et ma ju ise ei, loomulikult ma oma allareid pesen reisul alles ise, aga see, kuskil need riided peavad ju mahtuma ära ja mida vähem neid silma all on, siis ma ei ole selle osas ise väga osav, aga naised on need, kelle pärusmaa see on. Ma arvan, et nemad on rahul. Ka siin ei ole midagi juhuslikku. Ma ei ütle, et need on Swarovskid, aga... Võivad olla. No, äkki siis on. Kas see seda... Mul on alati see tunnet, kui ma käin mingites võõrastes kohast, ma tahaks seda voodit, nagu, kas on ka mugav? Mis sa arvad? Ma ei oska sulle öelda nüüd kohe, mis sa sellega mõtlesid, aga igal juhul suitsetama saab siia. Lähme siis sinna. Ahaa. Ja jälle vaade. Suvel on siin muidugi puud ees, aga kes teab, milleks hea on. Aga teadmine, et sul on siin samas, mis lahti siis on? Igal juhul vaba meri. Läänemeri ja sa võid siit oma rätikukesega tatsata randa ja kuumal suvepäeval ennast jahutada. See on piisavalt suur valuuta. Sellise asukoha suurim eelis on absoluutne vaikus. Inimesed tulevad siia, ütlevad, et see on selline tunne, nagu sa oleksid maale jõudnud. Ometi nad jõuavad kesklinnas siia ainult 20 minutiga. Sellisesse kohta üsna tõenäoliselt ei tule miskit reiditeelaadset, ehk siis absoluutne vaikus on ka selle koha pealt tagatud. Nii jõudsimegi oma ringkäiguga õue, kus vähemasti Sepo hinnangul algab tõeline meeste maailm. Nii, Sepo, kuhu sa meid toonud oled? Kuhu ma sind, kui pikale sõidule ma sind viiksin? Näed, suitsuahi, palun väga. See on pererahva lemmikkoht suvel kindlasti. Näed, aknad käivad eest ära. Ja siin on kõik võimalused. Järjest rohkem see maja mulle kuskile hinge vahele poeb, aga ma lihtsalt tean, et üle oma varju ei hüppa. Kui grillmajake on meeste pärusmaa, siis 2 samuti hästi sisustatud kasvuhooned jäävad perenaise käppa alla. No näed, siin ei ole isegi peenra kõrgusega probleemi, näed, ja need on kõik palistatud sellise mingisuguse asjaga ja siit saaks... Mulle tundubki, et kui muidu on majas nagu mõeldud ka meeste peale hästi palju, siis siin on kindlasti mõeldud naiste peale, sest eks me kõik jääme ükskord vanaks ja igasugused isjased ja muud haigused hakkavad meid siis saad siia mulla alla pugeda. Siia mulla alla ei poe, kaevad endale aua valmis ja tõmbad mulla peale. Vaata, siin tahaks küll nüüd näpud mulda panna. Proovime. Lisaks on õues ka 2 autole mõeldud garaaž, mille olemasolu Sepo samuti tähtsaks peab. Meeste värk, mõistate? Jaa, põhimõtteliselt see garaaži ja grillikoja vahel ei oleks väga pikki või rohkem samme vaja teha. Ja siis võid juba võtta loorberit või tilli sealt kasvuhoonest ka peale või hapukurgipõõsa kasvab seal või... Ühesõnaga, siin on tegelikult on igale sugupoolele ja ka erinevale vanusele on siin majas, tegelikult on nagu Neverland. Nüüd aga detaili juurde, mis Sepole selles majas kõige enam muljet avaldas ja mille ta ringkäigu lõppu jättis. Me oleme tiiru peale teinud, aga oleme jõudnud siia, kus me alustasime sealt diivani pealt, aga see on minu kõige lemmikum koht siin majas. No okei, vähemalt üllatavam. See on ehtne vene ahi. Saad aru, siin sa võid Porsche või pliine või neid igasuguseid putrusid või mulgiputru sisse ja ahi töötab täiesti toimib vene ahi. Ja see on ju selline, millega Ivan Duratšok sõitis ju. No nii. Ja ma kujutan ette, minu lemmikkoht ühel hetkel on see sama ahjupealne siin. Sest see on... Tuled ka? Ma tulen ka. Tule ka. Tundub, et siin on... Sa saad mu selga ja sooni tasuda. Vaata, siin võiks vanuigi olla küll nagu apteekri härrasel kevades või suves. Ahjus oli. Ma saan aru, miks ta seal kututud. Jaa, sest see kõik on ju soe, vene ahi. Ja kuidas sa siis selle kohta öeldakse? Lesoga. Leso, jah. Siin tuleb hea uni, vaatad oma
vaikselt oma telesaadet, mis seal tuleb ja hõbedane niiti. Vanaisa magab siin lõpus. Mõnus. Samal ajal vaatad merd. Et see Vene ahi, see peab umbes olema, aga see teeb eriliseks, sest see on ainulaadne. Sellist asja vist ei ole. Ma ei tea, kas ma ise julgeks endale koju seda tellida, kui ma hakkaks oma maja projekteerima. Ja ütlen arhitektile, et palun mulle kindlasti see asi siia sisse. Seda ilmselt mitte, aga kuna ta juba olemas on, siis ma arvan, et see on üks kodusüda. See on eriline. See on selle Rolls-Royce'i käiguvangi nupp. Sepol on aprilli sees ootamas ka üks uus etendus, täpsemalt monoetendus. Ja Lesol Lebadas on sellest ka mõnus rääkida. See on mees- ja mootorratta õpik, mis põhineb siis Arseeni Palu mootorratta õpikul, mootorratta aabitsa või piiblil, nagu mootorratta huvilised seda nimetavad, aga tähtsam, ma kujutan ette, et naistele selline pealkiri üldse kuidagi korda ei lähe, et enam igavamat teemat ei ole, kui see meeste maa, et see on ainult meestele maa, et ei, kui ma vajan elu või mootorratta kohta selgitusi, siis see raamat võib avaneda ükskõik mis leheküljelt ja sealt saadki vastuse, abi. Ja tegelikult on see umbes tund 20 monoloogi teemal Eesti mees ja tema maailm ja läbi mitte ainult kuivalt ja rauast asjadest või mootoritest, vaid ka naised leiavad vastused, ma saan aru. Nii jõudsimegi Sepoga sellel soojal Lesol oma jutud lõpuni rääkida. Suur tänu huvi tundmast ja tere tulemast siis Haapsalusse, Pärnusse, Tartusse ja Tallinnasse. Mees- ja mootorrattaõpik. Super, aitäh sulle, Sepo, et tulid külla. Meie jääme siia Leso peale mõnulema igatahes ja teile mõnusat saate edasi vaatamist. Mine vaata, kas külmkapis ka midagi on.